Tere päevast, head kuulajad! Minu nimi on Kalle Voolaid ja mul on suur au olla siis juhtimas järjekordselt Eesti Spordi ja Olümpiamuuseumi podcasti Rüütli 15. Läheb eetrisse endiselt meie kodudest, kuna eriolukord Eestis kestab. Ja oma kodudes on minuga mikrofonide ees liitunud toredad kolleegid Spordimuuseumist, muuseumi arendusspetsialist Urmet Paloveer. Tere, minu poolt. Ja muuseumi kuraator Rait Männik. Tere ka teisest nurgast. Tere teile, head kolleegid. Täna oleme siis minemas olümpialainele, nüüdisaja spordi suure peolainele, mis pidi siis tänavu toimuma. Tänavu on ju olümpia-aasta, suveolümpiamängude aasta, kuid nagu me teame, olümpiamängud lükati edasi, mis annab meile võib-olla ka sellise suurepärase võimaluse natukene mõtiskleda olümpiamängude ülesehituse üle laiemalt ja detailsemalt siis olümpiamängude programmi üle. Kui meenutada, siis viimaste aastate või isegi juba aastakümnete jooksul on ju olnud väga palju sellist kurtmist või ka kriitikat, et just selles mõttes, et olümpiamängud on väga suureks paisunud, olümpiamängude programm on väga mahukas, inimestel on seda raske jälgida, keegi enam täpselt ei hooma, mis toimub, mis ei toimu. Iga päev olümpiamängude ajal ju jagatakse välja arvukalt medalikomplekte ja kui numbrite keeles rääkida, siis näiteks siin Rio de Janeiro viimastel suveolümpiamängudel oli ju kavas 28 spordiala ja üle 11 000 sportlasi ja kui see kõik on mahutatud 2 nädala sisse, siis on seda päris palju ja Tokyos oleks neid alasid olnud veelgi rohkem. Nii et head kolleegid, arutlegem natukene, mida me sellisest programmist arvame, kui tore mõte on 2 nädala jooksul võistelda ühes paigas 33 spordialal. Urmet, sina oled ennast viimasel ajal olümpiamängude sellise sisupoolega päris hästi kurssi viinud. Kui rääkida nendest võistlusaladest, mis olümpiakavas on, et on sul selliseid näiteid tuua, mis on võib-olla kõige ootamatumad või isegi veidramad olnud, mille siin olümpiamängudel läbi aegade näiteks võisteldud on? Jah, kindlasti ajaloost leiame igasuguseid kummalisi või naljakaid näiteid. No eeskätt jäävad need kindlasti sinna 20. sajandi algusse, kus tõepoolest leiab alasid, mille ma ei tea, olemasolustki võib-olla pole väga teadlik tavaliselt keegi olnud. Et näiteks mõned sellised loomadega seotud alad, mis kohe pähe löövad, on siis kurikuulus elusate tuvide laskmine Pariisi olümpial 1900. aastal. Et ma ei kujuta ette näiteks, kui tänapäeval mida loomakaitse nagu sellise asja peale mõelda võiks. Et mõelda siit olümpiamängude avatseremooniatelgi vist enam ei lasta päris tuvisid lendu. Kunagi oli selline tava rahutuvide lendu laskmine, et siin Lillehammeris ju enam ei lastud, kuna liiga külm oli ja et tuvid võivad ära külmuda. Et siis, kuidas see asi on selle 100 aastaga muutunud. Või siis näiteks veel oli selline õngitsemise ala, et kalapüük võidu, et kes siis teatud aja jooksul rohkem kalu välja püüab. Niimoodi võisteldigi, Urmet, vabandust, segan vahel, et püütigi kalu ja vaadati, et kes püüdis rohkem kalu ja see oli olümpiavõitja või? Seal tegelikult oli veel mitu eelvõistlust, et finaal oli ka, et finaali sai teatud eelvõistluste mingi hulk parimaid, aga jah, et kes jah. See meenutab mulle, et hiljaaegu siin võis Emajõe kaldal näha Tartu linnapead koos tartlastega kala püüdmas, et siis oleks ka olnud hea võimalus olümpiavõitjaks tulla. Põhimõtteliselt jah, kui Tartu olümpialinnaks kuulutada, siis võiks ka öelda jah, et kes Emajõe. Ega sa ei mäleta, mis see võidu tulemus võis olla, et mitu kala siis olümpiakulla andis? Vaat siin ma nüüd natuke ei ole nii kursis, et mis tulemusega see võit tuli, et see minust oli nii, et need need eelvõistluste tulemused ka varieerusid omajagu ja seal oli kohalikele ja mitte pariislased olid ühes eelvõistluses ja et ilmselt võib-olla kohalikud teadsid paremaid õngitsemiskohti võib-olla. Aga mis veel jah kummalistest?
kummalistest aladest siis selline tuvide, ma ei teagi, kuidas see nimetada, täpsus lennutamine või? Et sa lased nagu tuvi enda puurist välja ja siis ta peab teatud vahemaa lendama ja maanduma võimalikult täpselt ette antud paika või kuidagi ja see, vist on jah, tuvide lennutamine on selle spordi nimi ja see on tegelikult päris spordiala tänase päevani. No vähemalt jah, siin ei saa otseselt keegi surma, erinevalt siis sellest elusate tuvide laskmisest. Ja kalapüügi osas, nüüd ei oska ka öelda, et kas kalad lasti vette tagasi või lõppeski nende olümpiavõistlus siis kaldal. Supikatlas, jah. Aga mida veel huvitavad, kindlasti sellised võib-olla praegu ala, mis seostub rohkem, ma ei tea, mõne küla jaanipäevaga nagu köievedu. Et see ju tegelikult oli ka päris mitmel olümpial eelmise sajandi alguses kergejõustikuvõistluste programmiski. Ja köiega seonduvalt veel selline köie ronimine näiteks, et algul tehti seda isegi stiili ja aja peale, aga hiljem mindi ainult aja peale see võistlustulemuse arvestamisel, et stiili enam ei vaadatud. Ja need on kõik sellised alad, mida vist tänapäeval olümpiaprogrammist enam ei leia. Ega jah, sest ütleme niimoodi, et ikkagi jäid jah, esimese maailmasõja eelsesse aega, et okei, köievedu, see oli veel 20. aastal, aga ülejäänud olid jah ikkagi seal tõesti sajandi esimesed aastad. Aga ma ei tea, tänapäevast näiteks, kui võtta siis talimängudest see oli küll muidugi näidisala, oli suusapallett natuke kummaline. See tuleb meelde, see võis olla, ma ei julge ka enam öelda, aga võib-olla Albertvillist 1992 näiteks. Mäletan neid teleülekandeid, väga vahvad olid. Kusjuures võib-olla, kui ta jätkuvalt oleks olümpial, võib-olla siis tunduks juba niisugune tavaline normaalne ala, et ega nii mõnegi asjaga harjub inimene ära, et võib-olla oleks selle suusapalletiga ka ära harjunud. Et ei oska öelda. Aga samas praegu käimas olevat või nii-öelda kavas olevatest aladest, ma ei tea, käimine on niisugune kummaline ala, ma ikkagi arvan, et see on selline väga piiri peale, et sa ei saa nagu oma võimeid väga ikkagi proovile panna, sest siis kohe öeldakse, et on valesti või et niisugune kummaline ala on minu arust käimine. Rait, kas sa tahad siia midagi lisada või on sul äkki mõni selline mõte tuua, mida sina tahaksid programmist välja, et kuidas sulle käimine tundub? No ma hakatuseks liigun sinna eelmise sajandi algupoole tagasi, et tõesti ka mina olen vaadanud neid kavas olnud alasid ja demoalasid ja näidisalasid ja oli ka mõte mõni hea näide tuua, aga arvestades, et keelepolitsei võib saateid kuulata ja teha noomituse võõrapäraste sõnade valesti hääldamise koha pealt ja teha oma podcasti, mis oleks konkurent meile, et siis jäävad nad siin nimetamata. Aga see loetelu oli tõesti häirivalt pikk, alates seal tõesti õngitsemisest ja kaatsenist, mis on siis mõistetavasti friisi ja Ameerika käsipalli segu. Kuni ka aladeni, mis jah, tahtsid... Ei saanud sellest sõnast aru. See oli kaatsen. Okei. Kirjuta mulle teine kord see üles, siis loeme koos seda sõna. Jah. Ja tegelikult tuleb ka silmas pidada, et need esimesed mängud toimusid ju suurte maailmanäitustega samaaegselt rohkem kui poole aasta vältel ja päris tihti võis olla tegelikult nii, et sportlane võistles, sai tulemuse, sai koha, aga ei teadnud, kas ta on nüüd olümpiavõistleja või mitte. Ja ilmselt olümpiaaloolased ka tagantjärgi hiljem on neid alasid püüdnud liigitada, et mis täpselt olümpiaprogrammi kuulus ja mis oli lihtsalt samal ajal samas kohas toimunud mingi muud sorti mõõduvõtt. Et see viimane näide vist käis kõige rohkem just selle Pariisi ja aasta 1900 kohta, kus tõesti mulle ka meenub, et kunagi ajakirjanikud leidsid ühe elusoleva Pariisi olümpiavõitja veel kusagil seal 1960. aastatel üles ja läksid teda intervjueerima, et meenutage, kuidas te siis oma olümpiavõidu saite ja sellele härrale oli see suur üllatus, et ta olümpiavõitja on, ta ise ei teadnudki seda, nii et
sai intervjueerijatelt teada, et tegelikult on juba 60 aastat olnud olümpiavõitja. No just nimelt ja 4 aastat hiljem St. Louis'i mängudel tegelikult sama lugu, et ja mängude kavva võeti ka selliseid alasid, mis seal korraldavas riigis olid populaarsemad, mis võib-olla mujalt tulnuid või mitte tulnud ei kõnetanud, sellepärast ka siis kohal ei tulnud. Nii et jah, kuigi see ei ole ainult siis 100 aasta taguse perioodi kohta, leiab ka tänapäevast neid alasid, mida vaadates mõtled ja sügad lõuga ja mõtled, kas nüüd see on ala, mille puhul see 5 olümpiarõngast peaks egiid olema või sinna alla koonduma, sest natuke kummalisemate alade tegijad. Kui mõni inimestel küsib mõnda näidet, et ma võin tuua näiteks trampoliinihüpped ja võib-olla, no ei ole veel näinud olümpiaprogrammis seda mägironimist, järgmine aasta ehk siis näeb või kaljuronimist, et kuidas ja millest see täpselt koosneb. Küllap ta atraktiivne on, aga minu jaoks millegipärast olümpiaka seostub rohkem selliste klassikaliste aladega ja kuidagi justkui tahaks mõned alad sinna piiri taha lükata. Aga head kolleegid, see suurus ikkagi, vaadake, kõik need veidrad alad, mida te ka siin ette lugesite, need tulid ju 100 aasta tagusest ajast ja tuletage meelde, et nii Pariisis 1900 kui St. Louis'is 1904 kokkuvõttes oli ju sportlasi ikkagi kordades vähem kui täna, aga need olümpiamängud tollal olid venitatud vaata et poole aastani või veelgi pikem aja peale, ehk siis need alad üksteist kuidagi ei varjutanud, ei seganud ja kellel ikkagi huvi oli, sai kaasa elada peaaegu et kõigele. Aga tänapäeval kõik see suur hulk spordialasid on nüüd mahutatud ju sisuliselt 2 nädala sisse või kui pikk see ametlik olümpiaprogramm nüüd tohibki olla reeglite järgi, just mingisugune 16 päeva koos ühe päevaga, mis on avamiseks ja teiste päevaga, mis on lõpetamiseks. No tegelikult ju ongi nii, et alad juba praegu ei mahu sinna ajakavasse ära, et olümpiavõistlused algavad pihta, kui me ei räägi eelkvalifitseerumistest, siis umbes 3-4 päeva enne olümpiat, suveolümpia puhul juba käivad jalgpallimängud, mõnel muul spordialal veel sellised esimesed ringid ja siis jõutakse avamiseni ja justkui mängude põhisündmusteni. Aga ühest küljest on see spordisõbrale nagu väga tore, kui see olümpiavõistlused algaksid kusagil juunis pihta ja lõppeks septembris ja kogu aeg oleks käsi pulsil ja tuleks uusi uhkeid võiteid, saad keskenduda, vaadata, nimed selliks õppida, aga ise vist eelistaks ikka seda niisugust kontsentreeritud varianti, et spordipidu ühes kohas koos. Palju need osalejad seal on, võib-olla tõesti on see piir vist 12 000 juurde tõmmatud, pluss treenerid, taustajõud. Et see loob omakorda jälle selle lisaväärtuse, mida olümpia puhul hinnatakse, need kultuuriprogramm, kontserdid, lävimine spordipidu, kus keel ei saa takistuseks, vaid räägitakse ühtses spordivaimus, spordi mõttes, suhtlus. Jah, see on ju tore ja väga eriline. Sa mõtled, et see kõik, see melu, mis toimub selles olümpialinnas selle 12 000 sportlase jaoks, et see programm ja et see kõik on nagu väga hea, ja? Et sa nagu pooldad seda, sain ma õigesti aru? No, tore ja eriline ja ma arvan, et seda võiks püüda säilitada küll, jah. Aga kas ei ole ikkagi liiga palju seda kõike, liiga tihe, et see 33 spordiala minu arust on seda ikkagi, mina olen küll nagu selgelt seda meelt, et seda on ikkagi kuidagi liiga palju, et enam ei saa üldse ei püsi nagu järje peal, et sa suudad seal jälgida oma mingeid meelisalasid, aga kõik need samad kaljuronimised või igasugused sellised väiksemad spordialad, need ju jäävad tegelikult tähelepanuvalt välja, et kuigi need sportlased ju väärivad täpselt sama suurt lugupidamist, kes ka nendel aladel olümpiavõitjaks tulevad. Eks see varadatult on ka nii, et mingid alad niikuinii kõnetavad mõnda konkreetset spordihuvilist vähem või mõnes kultuuriruumis juba mõned alad on niivõrd vähe praktiseeritud, et ükskõik kas need toimuks
mõnel muul ajal või toimuvad selle olümpiaal, et ei pälvigi väga tähelepanu. Ja eks muidugi tuleb mängu ka see, et kui nagu enda sportlane osaleb, et siis tahes tahtmata jälgid, aga kui ei osale, siis isegi võib-olla kui sellel alal on traditsioonid, siis ala fännid ja sellised suuremad spordifännid võib-olla hoiavad silma peal, aga mõtlen sellele siis näiteks ajad, kui Erki Nool tegi 10 võistlust, põhimõtteliselt suurem osa Eesti rahvast kindlasti oli 10 võistluse esikümnega või võib-olla ka veel rohkemate sportlastega kursis, aga periood, kui 10 võistluses meil selliseid suuri maailma tippe ei olnud, siis julgen arvata, et enamik Eesti inimestest ei osanud isegi vast esikolmikut nimetada olümpiamängudel. Nii et see sõltub ilmselt sellest, et kui sul on oma sportlane nagu võistlus tules, et siis tekib jälle see huvi ja kui ta kaob, siis nii-öelda selline laiem huvi ilmselt ka hääbub. See võib nii olla. Mis puudutab 10 võistlust, siis võib-olla veel teatakse, aga ma usun et näiteks trekisõidu olümpiavõitjaid mina juba ammu enam ei tea. Kuigi Erika Salumäe päevil olin nendega väga hästi kursis. Aga tulles veel nende spordialade juurde, siis Raitsa küll kaitsesid selliseid klassikalisi alasid, aga nagu me teame, siis viimastel aegadel just nii mõnedki sellised klassikalised alad, mis aegade algusest või sealt 19. sajandi lõpust, tolleaegsed nii-öelda moealad või populaarsed alad, mis on olümpiaprogrammis olnud, eesotsas siin tõstmise või ka maadlusega, mis on eestlastele ju teatavasti olnud ajalooliselt edukad alad. Et tegelikult neid ju viimasel ajal ähvardavad just sellised hirmud või tuuled, et hakkavad olümpiaprogrammist võib-olla hoopiski välja kukkuma. Ehk et meile nad on ikka korda läinud, aga millegi pärast maailmal enam mitte, et millega me seda võiksime seletada. No tõepoolest ängistav on see, kui näed võistluse ära, medalid on justkui jagatud ja siis sa juba tead, et ei ole nad ühti, et 10 aastat on aega need medalid siin ümber jagada ja et see heitlus, mis käis seal kusagil 7.-8. koha pärast, et see võib lõpuks päädida pronksi või õnnetu 4. kohaga. Ühest küljest kindlasti... Sa vihjad sellisele keelatud ainete kasutamisele, mulle tundub. Ei vihjanud, lausa otse ütlesin tegelikult, et ala, tugeva mehe selgitamine, loomulikult niisugune ala võiks ja peaks programmis olema, aga kui sellega nii palju häda ja viletsus kaasas käib, siis võib-olla tõesti peaks rakendama karmimaid meetmeid, et see spordi võlu nagu taastada sellel alal. Ja tegelikult natuke teise nurga alt, et tegelikult kui see 25 aastaks veerandsaja jooksul võib-olla see sportlaste arv olümpial ongi jäänud enam-vähem samaks, aga kuna alasid on juurde tulnud, siis ühe selle tunnusena on piiratud sportlaste osavõttu just nagu klassikalistel võistlusaladel. Ma ei ole päris veendunud, et see ikkagi päris samaks on jäänud, kui ma nüüd siin võrdlen, siis minu mäletamist mööda Moskva olümpiamängudel näiteks oli võistlejaid umbes 5000. Sellest on nüüd küll 40 aastat mööda, et tegelikult on 40 aastaga on ikkagi kahekordistunud, kui mitte rohkem. Jah, oli ka muid põhjuseid, miks sportlaste ring seal 80-ndatel nii hõredaks jäi nii Moskvas kui Los Angeleses. Ja siin ma ei vihja dopingule enam nii palju. Aga just need uued alad, nende arvel tõmmatakse programmi koomale natukene, kas või maadlus võib-olla välja tuua, et seal vist on nüüd jäänud 6 kehakaalu klassikalises Kreeka-Roma maadluses ja samal ju vaba stiilis maadlejatel, et see, ma arvan, et uute alade sissetoomine on nagu äge. Et noori tuleb hoida ala juures, aga ärme nüüd e-spordist küll rääkima hakka. Et see ala las peab oma spordipidu midagi teisest. E-sport peame ikkagi raadiokuulajale nüüd ära seletama, et tegemist on siis sellise
arvutite taga mängitava või kas need on arvutid või mingisugused mängukonsoolid või sellised, mida siis tõepoolest kogemata nüüd ikkagi toon selle sisse, et mida siis tõepoolest vägagi jõuliselt maailmas promotakse ja mis väidetavalt on ka ülipopulaarne ja ülisuurte rahadega sport siis, kas olgu siis jutumärkides või mitte jutumärkides sport ja tegelikult, kuigi sulle see ei meeldi, siis Rahvusvaheline Olümpiakomitee seda ala tunnustab ja tulevikus võib see olümpiala olla, nii või teisiti. Aga ma saan õigesti aru, siis sinu peamine argument nende vanade klassikaliste spordialade kadumise juures on see, et nad kaotavad populaarsust, kuna need on sellised tõsised dopinguspordid. Kõik need vanad klassikalised spordialad seda ju ometi ei ole, aga ometi on nad ikkagi kadumas. Kas see nüüd on selline elu paratamatus või saame me siin midagi muuta? Urmet, kas sul on äkki mõni mõte, kuidas mõni selline vana klassikaline spordiala veel päästa elule? Noh, elule ilmselt võib-olla aitab kõige rohkem päästa see, kui mingis konkreetses riigis tekib selle ala tipp ja siis tekib ka selles riigis selle huvi selle vastu ja ilmselt võiks see olla siis mõni suur riik, et siis on suuremat teleauditoorium ja siis vast säilib ka ala, kuna et pakub nii-öelda vaatajalt numbrite järgi huvi. Aga ega jah, väga head retsepti ei ole, et eks lihtsalt on mingid asjad teatud ajal moes, mõned mitte, et nii nagu arhitektuuristiilid lähevad moest ja riided lähevad moest, et ilmselt on ka teatud aladega, et on hetki, kui ta oli piisavalt atraktiivne, aga on mingi aeg, kus tundub, et ma ei tea, ei tõmbas enam või sellega tegelemine nõuab väga palju trenni, rasket tööd, pingutust, samas kui on mõned teised alad, mille treeningud nagu kõlavad, et see on ju vahva ja tore, et siin polegi väga. See on väga suurem fun. Jah, täpselt, et jah, siuke tore vaba ja veet. Tänapäeva noortele peab ikkagi asi olema fun. Kui sa nüüd arhitektuuri meenutasid, siis tuletas see mulle meelde, et oli ka selline tore olümpiaala nagu olümpiamängude kunstikonkursid, mis püsisid olümpiakavas veel 1948. aastani, ehk siis jagati olümpiamedaleid ka kirjanduse, kunsti, skulptuuri, muusika ja arhitektuuri eest, seesama arhitektuur, mida sa just meenutasid. Ja need olid täiesti nii-öelda ausad ja ametlikud olümpiaalad, mis küll kadusid programmis selle tõttu, et ei oleks olnud harrastajaid või et oleks olnud väga igavad, vaid seetõttu, et tegelikult läksid vastuolud ollase sellise klassikalise spordi nõudmisega, ehk amatöörismi nõudmisega. Neid nimelt nendel aladel osalesid ju tegelikult elukutselised kunstnikud, kirjanikud, heliloojad ja elukutseliste sport oli ju tollal ju olümpiamängudel keelatud. Nii et kuidas teile tundub, kas kunstikonkurside aeg on nagu lõplikult ümber nüüd, kui tegelikult ka elukutselised jälle olümpial võivad käia? Kui meil on nagunii probleem selles, et olümpia on nii suureks läinud ja alasid on palju, et siis kui nüüd veel selle kunstikonkursiga ka veel seda suurendada, kuigi tal on ajalugu ometi taga olnud, siis võib-olla ei ole see enam väga hea idee, et las ikkagi jääb selline nii-öelda füüsiline pingutus, siis kuigi terves kehas terve vaim, kõik sellised toredad laused nagu soodustaks kunstikonkursi, aga pigem peaksin vaatama seda ikkagi, et kuidas seda paisuvat olümpiat nagu nii-öelda raamides hoida, et mitte seda paisutada ja et võib-olla hoopis vähendada midagi, mis praegu. No jaa, ma mõtlesingi, et tegelikult nagu me siin rääksime, et need vanad igavad alad kaovad eest ära, et võib-olla toome midagi toredat tagasi. See kunstikonkurssidega seoses tuletab meelde mulle ka ühte vana lugu sellest, kuidas kusagil Prantsusmaal ühes külas parimates sellistes olümpiaideaalide vaimus prooviti omal ajal keha ja vaimu võistluste kaudu ühendada sel moel, et algust peeti võidujooksu ja pärast need samad võidujooksjad läksid lavale ja mängisid koos ka näidendis. Ja siis üritati kuidagi välja valida päeva parimat nii-öelda, et kes oli parim näitleja ja kiireim jooksja.
aga ma ei mäleta, kuidas see neil õnnestus. Üks Prantsuse teatriselts kunagi proovis. Aga kas ikkagi programmi täiendamisest rääkides tulevik teie arust siis on selline värviliste ja ägedate alade päralt? On teil äkki mõni hea näide veel tuua, mis alad võiks veel olümpiamängudele jõuda? No tihedaks on see olümpiaelu juba läinud, et kui hakata mõtlema, mis alad sinna veel juurde tuua, siis raske on millegi selline mõelda. Kui natukene teise nurga alt, et olümpia kõigi sportlaste suurim pidu justkui võiks olla, siis tegelikult on mitme näiteid tuua aladest, kus tippsportlases olümpia väga ei kõnetagi, kas või jalgpall. Meeste puhul on maailma varimad profid olümpiast väga eemal. Naiste jalgpallis ilmselt see olümpia kõnetab kõik maailma tippe samamoodi nagu MM. Samamoodi profiboks, pesapall. Mõnes mõttes on kurb, et see üle 4 aasta toimuv võistlus on mõnedel spordialadel selliste kas vanusepiiranguga sätestatud, jalgpallis ju U23 nagu, või siis justkui sportlastele, kes mingil moel nagu on veel amatöörsportlase staatuses nagu olümpia boksiharrastajad või pesapall, et see on, võib-olla tuleks just nende alade lõikes siiski seda programmi natukene õgvendada, et see on ka üks võimalik väljund. Jah, ma ise samamoodi just nagu Rait siin praegu välja tõi, et need alad oleks võib-olla esmajoones, mida kaaluks programmist väljavõtmist, et just alad, kus nagu oma tipud kohal ei ole, et ei ole võib-olla mõtet nagu selliseid U23 võistlusi korraldada, et selleks on ju olemas ka U23 MM-id, see käib siis jalgpalli kohta eeskätt, jah? Eeskätt jalgpalli kohta, sest ilmselt on keeruline, isegi kui näiteks kaotada ära see vanusepiirang, siis ikkagi ma ei kujuta hästi ette, sama suvi toimub ju alati jalgpalli Euroopa meistrivõistlused toimuvad, et hästi ei usu, et üks koondis suudaks kohe mingi 2 kuu sees või isegi väiksema vahe jooksul pidada, pigem kuu aja sees pidada 2 suurt turniiri, et võib-olla suurriigid suudavad endal mingi B-koondise välja panna, aga siis on jälle see, et tipud ei ole ikkagi siis kohal. Et see natuke muudab selle küsitavaks, et samamoodi pesapall, et seal ju ei käi samuti tipud kohal ja tähendab see seda nüüd, et ega sellest suurest programmist tegelikult ju ei pääse, isegi kui pesapall või jalgpall sealt ära kaob, ega see palju ju üldpilti ei muuda. See tähendab seda, et olümpiamängud jäävad selliseks suureks paljude aladega spordipeoks teie arvamust mööda. Ega meil ju pääsu ei ole. Jaa, seda kindlasti. Kuigi eks siin annab ju veel ka ujumised distantse võib-olla natuke tõmmata koomale, ei pea ju igas stiilis olema 100 ja 200, et muurdmaa suusatamises ka ei tehta 10 klassikat ja 10 vaba, vaid ongi, et mingil olümpial on lihtsalt 10 klassikat, järgmine olümpia siis on 10 vaba või nii. Samamoodi võib-olla sõudmises kergekaalu paadid, kui ära võtta, et ei ole ju korvpalli ka alla. Need on ju ikkagi sellised väiksed. Seda küll, aga võib-olla kui kogu programm niimoodi üle rehitseda, saab jälle paar tuhat vähemaks. Mis sellest tulevikust siis saab teie arust? Kuhu me olümpiamängudega edasi liigume? Kas see idee, mida siin on juba paar korda proovitud ka teiste suurte võistluste puhul, et toimuksid võistlused eri linnades, et ei oleks ainult üks selline kandev linn, suur olümpialinn, aga et oleks mitmesse eri linna laiali viidud? Kas see võiks olla lahendus? No võib-olla olümpiaprogrammist välja tuua, mõned alad toimuvadki sellest põhiepitsentrist eemal. Purjetamine tihtilugu, tallispordialade puhul, mäesuusatamine või midagi muud. Ja minul millegipärast assotsieerub selliste alade puhul just niisugust õnnetut, kas nüüd kurtmist, aga muust melust ollakse eemal. Et just kui see olümpiamelu on ikkagi just üks osa sellest, mis küll häirib ettevalmistust ja võib-olla on kärarikas ja ummikud ja võib-olla võistluspaik iga kord.
aga ometi see on, mida justkui otsitakse, et need alad, mis toimuvad kusagil põhikeskusest eemal, jäävad nurgataguseks, ei pälvi tähelepanu, et olümpia jagamist, seda ilmselt tuleb üha rohkem ette, et see praktika on kui palju ennast õigustanud, kas või Rootsi, kes taaskord olümpiamänge ihales, oli vaatamas kelguspordialade korraldamise osas hoopis meie lõunaapite lätlaste poole. No just nimelt. Juba jõudsime kadedaks muutuda, et Läti saab olümpiamängud. Ja, aga 2026 on ka ju 2 olümpialinna sisuliselt, Milano ja Cortina. No jah, aga need on lähestikku ühes riigis. Need on Põhja-Itaalias, me ei tea, mis seal Põhja-Itaalias juhtuma hakkab veel või kui palju seal spordiürituse toimub. Tähendab see nüüd seda siis, Rait, sinu jaoks, et Eesti enam kunagi olümpiamänge ei saa, et enam seda toredat fantaasiat ei ole meil loota, et Tallinn näiteks veel kunagi olümpiapurjevõistlused saab või mõne muu spordiala, et sellist lammutamist ei poolda eri riikide vahel. Et meil korra olümpiaregatt on olnud erakordne võimalus siiski. Ja kui selline pakkumine vast veel kord tehakse, ma arvan, tuleb taaskord kinni haarata. Sa ju ei poolda sellist lammutamist. Ja, aga kui mängud toimuvad kusagil maal, kus ei ole head võimalust regatti läbiviimiseks, siis ei ole ju ka see variant väga hea, kui purjetamine programmist välja jätta. Ma usun, et me leiame selle võimaluse kompromissi, et maailma spordiala paremikku taaskord Eestis võõrustada. No jah, 56. aasta Melbourne'i olümpial oli ka ju ratsutamine näiteks täiesti eraldi teises riigis. Karantiini tõttu, nagu ka praegu meil on karantiini aeg. Jah. Sellised näited vist said juba 20. aastal alguse, kui Belgias toimunud mängude purjetamisvõistlusest osa toimus hoopis Hollandis, nii et neid näiteid küllap leiaks veel. Mõtlesin veel seda, et kui meil on siin ju teatud spordialade jaoks nii-öelda olümpiamängud, siis võib-olla äkki oleks aeg luua veel mõned teised mängud Vana-Kreeka ees, kui mingi istmose mängud ja kaasata sinna hoopis need alad, mis ei mahu olümpiale. Et siis las olla mingi nii-öelda teiste alade omad mängud. Või siis näiteks nagu male, et male ka ju ei ole olümpial, aga male olümpia, et need, kes olümpiale ei mahu, võivad nii-öelda pidada mingeid võistlusi nii-öelda, ma ei tea, mis siin aladest, mis ei ole olümpial hetkel. Orienteerumise olümpia näiteks, et hoopis midagi taolist. Sest et tõepoolest, et see programm on tõesti ju praegu selline, et kui võtta näiteks esimesed olümpiamängud, et siis ju seal oli sportlasi 241, aga Rio de Janeiros oli riike 207, et sisuliselt meil on praegu olümpial juba riike nii palju kui esimesel olümpial osalejaid sportlasi, nii et jah, ärme vast teda üleelu suuruseks enam paisuta, sest üleelu suuruseks ta juba paisunud ongi. Selle ilusa mõttega võib-olla siis ka oma tänase podcasti lõpetame, nii et Rüütli 15 oli eetris. Aitäh teile, Urmet Paloveer ja Rait Männik. Aitäh! Oli meeldiv!